tere taas kõik kanali jälgijad. Täna siis vabariigi aastapäev ja suund on võetud taas Pärnu suunas ja plaanis on otse loomulikult kohapüük. On see üks hirmus haigus, mis kogu aeg aina rohkem süveneb. Ja enne kui tänast püüki vaatame, siis näitan teile oma eelmise püügi kokkuvõtet. Et käisin ma siis ühte uut kohta avastamas ja no see oli avastamist väärt. Et seal lõuna ajal 2,5 tunni jooksul juhtus ikka päris palju, et püüdsin ma siis oma talvehooaja rekordkoha, 67 sentimeetrit oli ta pikk, et ma teda kaaluma ei hakanud. Lasin ma selle ilusa kala siis tagasi ja teised olid siis 60 sentimeetrit, see oli kõige esimene kala, selle oleks ka võinud tegelikult tagasi lasta. Aga võtsin ma ta siis ära ja teised olid siis vahemikus 51–55 sentimeetrit, et püüdsin siis sellel päeval normi täis. Et oli igati palju actionit ja väga püük oli. Aga vaatame siis selle kokkuvõtte ära ja siis vaatame, kas täna ka kala antakse. Opa, pani ära. Nüüd on suur. Nüüd on suur. Tule. Opa. Vägev. Nii. Suur kala ossurisk. Oba, võttis ära, nüüd on väga suur koha. Ossa, juhke. Väga ilus. 66 senti. Ja läheb tagasi. No mine. No? Rapsti. Võttis ära, nüüd on suur. Rapsti. Ilus. Imalaka söögikala. Täna on siis kõik kalad tulnud ühe langi peale. Aga noh, see ei tähenda nüüd, et kõik teised kala saavad, et siin ümber istub 10 inimest, vist 3 inimesel on ka live ja siin ei ole mitte keegi mitte midagi saanud. Et järelikult ma siis istun mingi hea koha peal ja on täna siis täpselt see õige lant, mida koha tahab. Jõhker pelletis on see. Reaalselt mingi meetrine koha on juures praegu, ebareaalne. Kurat, siin oleks vaja vahepeal Balderiani tablette võtta, õudne. Jõhker närvikõdi ikka. Ja et siis naine kodunud koos kaladega mind välja viskaks, siis teeme siin selle Mustemaa töö siin parklas ära. Võtame soomuse maha sellise aparaadiga. Ja kodus seda kraanikautsi koristama pärast ja tervet kööki nendest soomustest. Väga mugav on selle aparaadiga teha, saab väga kiirelt need soomused maha. Hetkel siis ongi nii, et kui see parv alt läbi ujub ja kui sa seal kellegi tähelepanu tõmbad, siis on lootust võib-olla midagi saada. Ma enne ühe niimoodi korralikult juurde sain, kes tundis ka huvi. Aga ma arvan, et muidu on suht ebareaalne siin täna üldse midagi saada.
et näed, ei ole nii, et iga päev ainult käia tõmbab. Ma muidugi olen ilusti päeva lõpuni ja proovin kõikvõimalikke erinevaid variante ja lante. Aga jah, kala on väga suures liikumises praegu. Oba, pani ära! Tuleb ilus kala jälle. Hopsti! Päris suur. Oba! See oligi see, mida ta tahtis, oli siis see värvimuutus. Oi, aga no ma korra mõtlesin, ma lasen selle kala tagasi, aga võt näete, sellist kala enam tagasi lasta ei tohi. Et see nüüd vigastas selle landiga väga hullult omal seda lõpusa kaart ja noh, see kala oleks nagunii otsa saanud. Tegemist on väga ilusa mõõdukalaga. Selline, mis ta võib olla 55 sentimeetrit. Et õnnestus mul enne siis selle suure rongi, mis siit alt läbi jooksis, paar kala pidama saada. Vaatame, nüüd tulevad uued kalad sealt alt suure hooga. Et äkki saame neile kuidagi hoo maha. Õnnestub veel keegi ära konksutada. Aga jah, kalade käitumine on muutunud. See nüüd kahjuks video peale jäänud. See võtt tuli nii ootamatult ligi, et väga ilusas mõõdus jälle. Aga jah, sellel on ka lant on nii kurgus, et vist vabastama ei hakka siin. Siukene 51 senti umbes. Aga ei olnudki, konks oli põhimõtteliselt, konks polnudki kinni. Et võib-olla laseb siis täna selle kala tagasi. Olen neid siit juba nii palju välja kiskunud, et ei ole mõtet väga ahneks ka minna. Ops. Need osad siis soovitavad koha vabastada sellise sööstuga kiiresti, et siis lööd tal pildi rutu selgeks. Sellised olid siis need 2 püügipäeva. Et täna siis võrreldes eelmise korraga käis seal vee all ikka väga hull liiklus. Et mingid muutused on toimumas, ei tea, kas siis neil on ka juba kevade selline tuhin seal vee all sees, et seda ma täpselt öelda ei oska. Aga 2 korral mul siis ikkagi õnnestus nende tähelepanu seal pälvida ja 2 koha ma siis ikkagi ära konksutasin. Ja selle teise koha ma lasin tagasi. Et ei ole mõtet selle kalaga väga hulluks ka minna, et seal kodus seda kala veel jagub ja tänase kala lähen viin ka tõenäoliselt emale. Et kas see nüüd see hooaeg viimaseks kohapüügiks jääb, et ma pead ei anna, et ma arvan, et ma jõuan veel ühe korra siia tulla. Aga sellega täna ka lõpetame ja näeme juba järgmises videos.